ma ei tea, kas ma suudan seda öelda tõsise näoga, aga Black Lives Matteri juhtide poolt korraldati pressikonverents, et arutada absoluutset kriisi. Oota nüüd. See oli nali, mis tehti ühes Netflixi erisaates. Kui see ei ole nende katse olla aktuaalsemad kui kunagi varem, kui nad kaovad unustusse, siis ma ei tea, mis see on. Aga jah, see on tegelikult päris... Jällegi, see ei ole naljaasi. Me oleme täna siin, et juhtida teie tähelepanu sellele, et George Floydi kohta tehti jäle ja vastik nali. Tehti vastik nali George Floydi kohta. Kuidas nad julgevad? Nüüd me kõik teame, et George Floyd oli üks suurimaid pettusi, mis kunagi juhtunud on. Okei, ma ei tea enam, kuidas seda teisiti kirjeldada. Aga räägime korraks sellest naljast ja tuleme siis tagasi, et vaadata seda kohutavat asja, mis juhtus. Muide, tere tulemast saatesse Pushback, mina olen teie saatejuht Meira ka. Kindlasti vajutage tellimisnuppu, et aidata sellel videol levima hakata ja toetada seda, mille vastu me seisame. Ja kiire tänu meie sponsoritele. Kaltsi, mis on põhimõtteliselt ennustusturg ja suurim omataoline Ameerika Ühendriikides. Ja just siin toimuvad kõik vestlused selle üle, mis inimeste arvates tegelikult toimub. Nii et see Netflixi erisaade, millest me täna räägime, on Kevin Harti Roast. Ja inimesed vaidlevad selle üle, kas sellest saab selle nädala Netflixi vaadatuim saade kogu maailmas või jääb see lihtsalt üheks paljudest saadetest. Ja miks ma seda graafikut näitan? Miks see mulle korda läheb? Sest tegelikult ei huvita see Netflixi erisaade eriti kedagi. Nagu näha, siis selle näitamise põhjal on tõenäosus, et sellest saab Netflixi selle nädala vaadatuim saade Ameerika Ühendriikides ilmselt alla 1%. Ja ometi tunnevad Black Lives Matteri liikmed endiselt väga tungivalt, et selle teemaga tuleb kindlasti pressikonverents korraldada. Muide, kindlasti laadi alla Kalshi rakendus ja kasuta koodi MIR, et saada $10, kui teed $10 väärtuses tehingu. Kalshi kirjutatakse K-A-L-S-H-I. Pane raha oma ennustuse peale, aga jätame selle nüüd. Vaatame tegelikult, millest see nali räägib ja miks see naine tundis vajadust nii ägedalt reageerida. Siin me oleme, et mälestada George Floydi juba 6. aastat pärast tema jõhkrat tapmist Minneapolise politsei poolt. Meie kogukond kogeb endiselt leina ja traumat. Meie kogukonnas on noori, kes olid tol ajal lapsed. Nüüd on nad teismelised. Ausalt öeldes leian ma, et see on natuke hale, et nad ei suuda edasi liikuda. Nad lihtsalt ei suuda edasi liikuda. Nad tegelevad endiselt George Floydi politsei poolt tapmise tagajärgedega. Ja selle asemel, et lasta meie kogukonnal rahus leinata, rahus George Floydi mälestada, teevad Netflixi koomikud nalja George Floydi jõhkra tapmise üle. Olgu, mul on paar asja öelda. Loomulikult on iga inimese tapmine halb asi. Ja keegi meist ei tähistaks George Floydi surma, sest meile ei meeldi, kui inimesed surevad. Väga lihtne. Aga teeselda, et Black Lives Matteri protestid olid rahumeelsed. Teeselda ja ma kordan. George Floydi rahus mälestada. Nad tahavad seda lihtsalt rahus teha. Ärgem teeselgem, et nii see oligi. Ärgem lihtsalt teeselgem. Ja samuti ärgem teeselgem ka midagi muud. Tõsiasi, et nende lapsed on endiselt tõsises traumas kõigest toimunust, on tingitud Black Lives Matter liikumisest, mis survestab ning püüab seda George Floydi teemat elus hoida. Jällegi, tõsiasi, et ta tapeti või mõrvati, on kohutav. Ma ei ütle, et see nii ei olnud. Ja ma ei ütle, et politsei vägivalda mõnikord ei juhtu, kuigi ma isiklikult ei arva, et just see täpselt selles loos juhtus. Mida ma saan öelda, on see, et ma tean umbes 15 teisest loost, kus teiste inimeste vastu on kasutatud veelgi hullemat vägivalda. Need inimesed ei olnud George Floyd ega teinud seda, mida George Floyd enne oma surma tegi. Ja ükski neist lugudest pole saanud sellist tähelepanu. Aga selline ongi maailmakord. Igatahes, ta on täiesti endast väljas, sest kuidas Netflix julgeb seda teha? Ma ei jõua ära oodata, et seda nalja vaadata, kallid inimesed. Ma lihtsalt ei jõua ära oodata, sest see peab olema sõna otseses mõttes kõige hullem asi, mida te kunagi näinud olete, kui selle kohta tuleb pidada väga tõsine pressikonverents, mu sõbrad. Lihtsalt meeldetuletus, et kui revolutsioon peab end elus hoidma, siis nad püüavad end asjakohasena näidata ja paigutavad end sõna otseses mõttes igale poole. Ma olen valmis kihla vedama, et enamik inimesi, kes seda nägid, vaatasid seda erisaadet ja nagu me nägime Kalashis, ei plaani väga paljud inimesed seda sel nädalavahetusel teha. Nad oleksid lihtsalt naernud, sest komöödia on komöödia ja oleksid siis oma eluga edasi läinud. Selle asemel on meil nüüd sellest suur kära, mille ta tekitab lihtsal põhjusel, ta lihtsalt tahab tähelepanu. Ta tahab end jälle asjakohasena näidata.
Mitte sellepärast, et keegi tegelikult selle nalja pärast hoolis, vaid siin on saladus, kallid inimesed. Koomikasaates tehakse nalja asjade üle, mille üle ei peaks nalja tegema, sest see ongi koomikasaate mõte. Kui inimesed teeksid nalja ainult nende asjade üle, mis on tavaliselt naljakad, siis see ei tunduks mingi suure asjana. Meil on Netflixi koomikud, kes teevad nalja George Floydi jõhkra tapmise üle. See on vastuvõetamatu ja südametu. Tony Hinchcliffe tegi jälle nalja, öeldes, okei. Ma ei taha, et ta selle ära rikuks, sest olen valmis kihla vedama, et mis iganes ta teeb, ei ole nii naljakas kui tegelik nali ise. See on siis Kevin Harti roast, neile, kes ei tea, mis roast on, nad panevad kuulsuse toolile. Nad toovad kohale hulga koomikuid, kes ütlevad tema kohta kõige vastikumaid asju, mida suudavad. Ja see inimene peab lihtsalt piinlikkust tundes, naerdes selle kõik üle elama. See on tunnistus sellest, kui jälk Hollywood tegelikult on. Ja ma ütlen teile nii palju. Mul ei ole absoluutselt mingit kavatsust kunagi roasti toolis istuda. Ma arvan, et see on kohutav, ma jääks seal ellu. Ma solvun väga, kui inimesed mind isiklikult solvavad. Aga vaatame, kuidas Kevin Hart selle vastu võtab, sest Kevin Hart on mustanahaline. Nii et kui see on solvav, peaks ta väga solvuma. Aga sa oled hästi hakkama saanud, Kevin. Mustanahaline kogukond on sinu üle praegu väga uhke. George Floyd vaatab meile alt üles ja naerad nii kõvasti, et ei saa hingata. Aga sa oled hästi hakkama saanud, Kevin. Mustanahaline kogukond on sinu üle praegu väga uhke. George Floyd vaatab meile alt üles ja naerab nii kõvasti, et ei saa hingata. Olgu, see ongi nali. Miks? Sest ta tapeti lämbumisega ja ta ei saanud hingata ning nii ta suri. Kas see on lugupidamatu? Jah. Kas see on hüsteeriliselt naljakas? Mitte eriti. Kas see on suur asi? See on täpselt see, mida võiksid oodata roastilt, kui sinna oleks kaasatud George Floyd. Vaatame, mida talle öelda on. Öeldes, et George Floyd vaatab meile alt üles, naerab ja ei saa hingata. Ma ütlesin teile, et ta rikub selle nalja ära. Ma ju hoiatasin, et ta rikub selle nalja ära. Sest kas ma pean seda üldse seletama? Loodan, et mitte. Loodan, et ei pea. Kui ma seda klippi internetis nägin, ajas see mul südame pahaks. Me oleme täna siin, et kuulutada, et Kevin Harti Netflixi roasti eest peab keegi vastutama. Ma mõtlen, kas see on natuke igav ja veidi hale. Kas keegi peaks vastutama? Vaatame edasi. Siiga, see oligi nali, eks? See oli inimene maas, kes süüdis oma ema järele ja nuttis. Kogu maailma ees. Ja kui poleks olnud üht noort naist, kes seda salvestas, oleks George Floyd olnud lihtsalt veel üks nimi, kelle eest me oleksime marssinud, kuid kellele poleks õiglust saanud. Tony Hinchcliffe peab tegema nalja George Floydi üle, sest tal pole mitte mingit materjali. Meie tapmisest ei piisa isegi. Nad peavad mainet hävitama. Nad lihtsalt ei suuda lõpetada ohvri rolli mängimist. Ma lihtsalt ei suuda sellest üle saada. See on igav, kurb ja hale. Vaata, inimeste surm on tragöödia. Meil pole sellega mingit probleemi. Aga koomiline erisaade ei vaja tervet pressiteadet, et arutada, kui traagiline on see, et inimesed tegid nalja mustanahaliste asjade üle, kui nad pilkasid mustanahalist koomikut. Kas ma jätan midagi kahe silma vahele? Kas ma jätan midagi kahe silma vahele? Kas sina jätan midagi kahe silma vahele? Mida me siin maha magame? Ja kui neil on selle pärast ebamugav, peavad nad selle üle nalja tegema, et end paremini tunda. Nali George Floydi kohta oli selleks, et valgel mehel oleks oma valgelikkuse pärast parem tunne. Ei, see oli nali mustanahaliste ja Kevin Harti kohta, sest ta on mustanahaline ja see oli komöödia roast. Mustanahaline kogukond peab sinu üle uhke olema. George Floyd vaatab sulle altpoolt otsa. Ma pole seda oma elus kunagi kuulnud. Ja siis me ütleme, et vanaema vaatab ülevalt alla, eks? Nii et kui sa ütled, et keegi vaatab alt üles, kas sa vihjad, et ta on põrgus? Jah, härra, see... Jah, te saite aru. Täpselt seda Tony tegi. Ta mõtles, tead mis? Kuidas ma saan vihjata, et ta on põrgus? Kuidas ma seda teha saan? Kuidas ma saan Black Lives Matteri pressiteate? Seda ma tahan. Ja see ongi selle video mõte, sest kõik käis teie ümber. Täpselt sellest rääkis Kevin Harti Netflixi komöödia erisaade. See käis kõik teie kohta. Tegelikult peaksite teda hoopis tänama, sest just selle komöödia erisaate tõttu õnnestus teil jälle leida hetk tähelepanu keskmes olemiseks. Kui igav. Aitäh, et sellele teemale tähelepanu pöörasite.